Kohalikud omavalitsused on endiselt Eestis meie jaoks murekoht ja seda paljuski seetõttu, et see valdkond ei ole otseselt edasi arenenud paremuse poole aastate jooksul. Näiteks eelmine aasta oli endiselt kõikidest korruptsioonikuritegudest iga 5. toime pandud kohalikus omavalitsuses. Ja üks põhjuseid selleks on mitmeid. Üks peamisi on kindlasti teadlikkuse madal tase. Ja sellest annab tunnistust ka see, et kui meie korruptsioonivaba Eestiga analüüsisime valimisplatvorme sellel sügisel, siis pea 300-st vaid 8 oli sisuliselt lahti kirjutatud, kuidas korruptsiooni ennetama hakatakse. Kahjuks loosunglikud viisid nagu ei korruptsioonile ja seisame korruptsiooni vastu ei aita päriselt ennetada korruptsiooni kuritegusid. Mistõttu selles valdkonnas tuleb palju tööd teha. Raskendab seda kindlasti see, et iga volikogu ju muutub iga mõne aasta tagant ja inimesed, kes sinna tulevad, on kohalikud aktiivsed inimesed, kellel puudub laiem teadlikkus sellest valdkonnast. Ja kindlasti ei aita ka kaasa see, et kohalikud omavalitsused üle Eesti on väga erinevate ressurssidega. Kuigi haldusreform natukene sellele kaasa aitas, siis endiselt võimekus näiteks Tallinnas või Tartus erineb väga suuresti mõnest väikesest kohalikust omavalitsusest, kus võib puudu jääda juristidest, või siseaudiitoritest või sisekontrolöridest, kes oskaksid leida üles neid ohukohti ja päriselt meetmeid ka rakendada kohalikus omavalitsuses. Ja kolmas ohupunkt kindlasti kohalikus omavalitsuses on see, et inimesed teavad üksteist väga hästi ja isegi kui inimesed märkavad, et keegi teeb midagi valesti, märkavad väärkäitumist, siis kas ei ole kuskile teada anda või kardetakse seda teha. Sellepärast, et kardetakse oma töö pärast, oma nime pärast, kui inimene on ikkagi terve elu seal ära elanud, siis on väga keeruline vastu astuda inimestele, keda nad teavad. Ja selleks korruptsioonivaba Eesti poolt, et olukorda lahendada, pakumegi selliseid toetavaid tegevusi selleks, et anda need tööriistad kohalikele omavalitsustele, et korruptsiooni tõhusalt ennetada. Viime läbi koolitusi ja oleme loonud ka sellise keskkonna nagu KOV-riski.ee, kus kohalikel omavalitsustel on võimalik hinnata seda, kuivõrd hästi on nad maandanud korruptsiooniriske ja sellest tulenevalt siis ka konkreetseid meetmeid välja töötada. Ja kindlasti tegeleme ka peagi sellega, et kõiki neid valimisplatvorme, mida me läbi analüüsisime, ka vaadata, et kas või need 8, kes hästi enda korruptsiooni meetmeid oli välja kirjutanud, et nemad need ka ellu viiksid.